kraadi. Rekoodib, jah? Jah. No mida sa, Inno, rääkisid selle langi kohta? Ei, langi kohta ma rääkisin niimoodi, et see, mis täna nagu, et nagu... Eks ole, lang esines täna väga hästi. Väga super esinemine oli. Lang oli täna väga viisakas, ütleme, seal Ajakirjanike Liidu kongressil. Säravas vormis, ma ütleks, väga selline bravuurikas. Ja mis ongi nagu paradoksaalne on see, et nüüd, sisuliselt ma võrdleksin seda, nagu ütleme, et Ajakirjanike Liit iseenesest on ajalooliselt välja kujunenud selline organisatsioon, mis nagu kaitseb selliseid nõrgemaid, ütleme. Nii. Ja kus siis selliseid, mida on kogu aeg kritiseeritud, et seal ei ole selliseid suuri ässasid, et need suured ässad on kõik, ütleme, nendes juhtivates lehtedes, eks, ja nemad ei ole, ja juhtivad lehed ei ole soosinud eriti, ütleme, Ajakirjanike liitumist Ajakirjanike Liiduga. Nii. Seda on peetud nagu selliseks ametiühinguks ja samas on ju Lang ja kõik need Reformierakonna tegelased on ju kritiseerinud teravalt. Nad põlastavad lausa ametiühinguid, eks. Ja täna me nägime, kuidas Rein Lang, see põlastaja, tuli nagu viks ja viisakas koolipoiss sinna ametiühingu ette ja kurtma oma rasket saatust, kuidas pahad ajalehed, suured ajakirjandusväljaanded teda kiusavad, need suured kasumiahned väljaanded. Kusjuures märkuse korras, et paljud ajakirjanikud ütlesid, et oli kuulda, et Lang ei ole kunagi varem käinud. Kunagi varem huvi tundnud üldse ajakirjanike vastu. Absoluutselt, ta on kirunud selliseid asutusi, ta on neid sõimanud. Nii? Stiilis, et maal elavad ainult joodikud ja närakad, ja vaesed ja kaltsakad, eks. Ja nüüd siis ta läks sinna vaeste ja kaltsakate juurde ja ütles, et te olete tublid, kaitske nüüd mind nende pahade verejanuliste ahnete kapitalistide eest. Jah, et seda võiks lausa võrrelda isegi sellega, sa ütlesid, et vaata, et ta on nagu hunt, eks ole. Jah, kes tuli lammaste keskele, lambakarja keskele ja tõmbas ka omale mingisuguse lambanaha üle pea ja ütles, et tegi mää. Nii, ja siis, kui nüüd mõned ajakirjanikud julgesid kahtlust avaldada, näiteks Hõbemägi julges kahtlust avaldada. Hõbemägi oli Ajalehtede Liidu esindaja. No jaa, aga ta ju ütles ka, et sa oled ju hunt sisuliselt Langile. Jah, ta ütleski Langile, et sa oled hunt, mille peale Lang ütles, et ei, ma ei ole mingi hunt, ma olen siin lammas, mis lammas. Ja tegi veel kord. Jah, absoluutselt. Aga nüüd ikkagi huvitav point on minu meelest see. Aga minu meelest on veel eelkõige, mis on nagu asja veel huvitavam point on see, et mis näitab, et Lang, see sinu küsimus, mis sa esitad, et miks siis Lang ei lase, miks siis see hunt või ütleme, et see lammas. Ei lase siis. See hunt, kes väidab, et ta on lammas, eks ju. Et miks see lammas... Samasugune lammas nagu mina. Samasugune lammas nagu sina, jah. Et miks ta ei lase siis neid teist lammast nagu enda juurde sinna pressikonverentsile ja nii edasi. Just nimelt. Aga nüüd minu kõrvu ikkagi... Millele ta jättis vastamata? Ta jättis vastamata, jah. Ta rääkis lihtsalt mingisugusest show'st, eks ole. Aga sisuliselt nagu teised... Aga sisuliselt nagu ta ka väitis nende ajalehtede kohta, mis need suured ajalehed täna avaldasid, eks ju, esiküljel lihtsalt valge lehekülje, siis ta väitis ka nende kohta, et need on nagu ühed igavesed kaabakad, on ju, ja teevad ainult show'd ja tsirkust. Aga nüüd nii siit kui sealt on kuulda olnud, et Lang, vaata ka, kuidas ta väga põlastavalt ütles siis selle Luige kohta, et mingi Luik, eks ole, vana sõber, et mis on nagu toimunud, et nad olid ju praktiliselt ja keegi Hõbemägi, et Luigega oli ju iseenesest Lang ju suurim sõber. Nad olid nagu sukk ja saabas veel mingi 10 aastat tagasi. Jah, nagu püks ja perse võiks lausa öelda. Aga mis juhtus? Mis sa arvad, mis need tagamad on, et mis värk on? Ma võrt ei tea. Ma arvan, et ikkagi see masu, ütleme, on kaotanud sellised rahalised suhted, kuna raha enam ei ole ja määrab nagu see tegelik sisu. See real stuff. Mis sa tegelikult väärt oled, see määrab järjest enam. Et igasugune tilu-lilu ja selline, nagu öeldakse, selline bling on nagu, see mull on nagu kõigest välja läinud. Ja mängivad nagu reaalsed suhted ja ma arvan seda,
et väljaannet ka Luik näeb, et reaalselt on tal palju kasulikum ikkagi olla nagu, või toetada seda päris ajakirjandust, mitte mingit jampsi, eks ju, et seni on, ütleme, väljaanded, ka suured väljaanded on mänginud ajakirjandust. Nad on sisuliselt olnud, eks ju, nagu valitsuse sellised marionetid, kes on mänginud, et me siin teeme ka ajakirjandust, kuigi on nagu sussa-mussa sõbrad suhted ainult, eks ju, poliitilise eliidiga. Aga nüüd täna ma nägin esimest korda, kus ka suured väljaanded läksid reaalselt poliitilise eliidi vastu. Et see on tegelikult minu meelest väga oluline samm Eesti ajakirjanduse. Aga nüüd ikkagi Kadastik, kuidas ta võis, suur sõber ometigi Ansip. No vaat, see on minu jaoks mõistatus, et miks läks sellega kaasa Kadastik. Ma arvan seda, et Kadastikku enam ei kuulata seal Postimehes või Schibstenis. Öeldakse, et ole vait habe. Jah, ma arvan, et ikkagi Kadastik ei saa ka minna Norra omanike vastu. Ta ei saa minna sellise jutuga, et no siin meil on selline seadus, et jah, et ei tea, kuidas ta läbi lipsas niimoodi. Ma arvan, et ta kardab, või tema käest juba nõutakse või päritakse reaalselt aru. Või ta on juba sisuliselt maha võetud või tasalülitatud, seal on võib-olla juba juhtimine üle võetud. Ei tea, jah, seda ei oska öelda. Aga igal juhul ma tean kindlasti, et välisomanikud regulaarselt jälgivad neid olulisi teemasid ja mis toimub. Ja kindlasti ei ole nad nõus nagu selliste asjadega, et ajakirjandusel hakatakse päitsed pähe panema. Sest see mõjutab ju ka Norra kontserni ärihuve. Absoluutselt, ja see ei puuduta ainult Norra kontserni. Eesti on ikkagi Põhjamaa. Just. Et norralased on siia investeerinud teadmisega, et Eesti on Põhjamaa, siin keedivad nagu põhjamaised tavad ja reeglid ja seadused, eks. Et selline seadus ei ole kindlasti mingisugune põhjamaine seadus. See on kuskilt Turkmenistani või mingisugune Türgi. Aga kes nüüd selle välja mõtles? Kas tõesti nüüd Lang? See on mingisugune Lõuna-Euroopa või Ladina-Ameerika stiilis seaduseks. Ja Lang on seda ju pikka aega üritanud läbi suruda, et... Ma arvan, et see tuleb ikkagi tema sellisest solvumisest, et väljaanded nagu julgesid tema vastu tulla selles Viisa või selles Markovi viisaskandaalis, eks. Lang on lihtsalt pist. Lang on lihtsalt tundis, et teda nagu, talle astuti varba peale ja nüüd ta kukkus määratsema lihtsalt. Ja nagu on näha, et siis tegelikult on tema isiklikult, see on tema isiklik vendetta, isiklik kättemaks ajalehtede vastu. Siis julgesid tema teemat üldse, ja jällegi siin tuleb välja... Ja ta võib hakatagi nüüd represseerima siis neid konkreetseid ajakirjanikke, eks ole, kes ta teab, et kes seda ka on. Ta laseb lihtsalt, lööb nagu ühe mütsiga või paneb nagu... Aga sa panid tähele, Jürgen Ligi vagutas meile täna Stenbocki maja ukse taga. Ta annab oma sõna, et ajakirjanikke ei hakata vangi panema. Nojah, see on Jürgen Ligi sõna, on sama ajakirjanik. Aga mina usun Jürgen Ligit, ta vaatas mulle nii siira näoga otsa. Ja, aga tema seda ta ütleski... Ja pärast tema võib öelda, et aga mina ei saanud midagi teha, eks. Nagu ta ütleski, et sellega tegeleb kohus. Et tema ei ole süüdi, et kui kohtunikud kellegi vangi panevad. Loomulikult. Jah. Ei selge on see, et selle seaduse huvi, ütleme, et asjade käik on läinud niimoodi, eks, et varem sai, ütleme, ajakirjandus upitas selle sama reformierakondliku kliki võimule, eks. Nii. Nüüd mingi aeg oli ajakirjandus äraootavalt seisukohal, kuna neil oli väga raske kritiseerida neid poliitikuid, keda nad olid vahetult enne seda kiitnud ja kelle nad olid võimule upitanud. Just, nagu Lang. Vaadati läbi sõrmede asjadele, ei kritiseeritud. Mille tõttu omakorda poliitikud muutusid hästi ülbeks. Nad muutusid nagu, nad teadsid, et neid ei puutu ajakirjandus, nad võivad teha, mis tahavad ja nad muutusid sisuliselt kontroll, või ütleme, et tekkis neil selline karistamatuse tunne, ütleme. Ja... Pane kinni vast.